et kas nad saavad salvestuse? Ja, ma paningi just salvestama ja salvestame selle ning siis on ta ka järelvaadatav, et ma saadan kõikidele teile ka lingid ja slaidid. Nii, ja ma vaatan, kell on 9, et ma siis jagangi, panen oma esitluse tööle ja siis alustame aga pihta, et siis need, kes puuduvad praegusel hetkel, mul on hea meel, et nemad saavad siis hiljem sellest osa saada. Ja nii. Ja siis tänases töötoas me räägime Lego Education Spike Essentialist ja täna on selline tore esmaspäeva hommik, et hea enda teadmisi täiendada. Paras aeg just nädala alguses midagi uut teada saada, et terve nädal oleks aega selle üle mõtiskleda. Ma nüüd püüan siis slaidi vahetusega hakkama saada, mis ennem hästi toimis, eks? Toimis küll, jah. Aga enam ei toimi. No nii, võiks ju siis liikuda edasi ka. Nii. See on nii tore, et just toimis ja siis enam ei toimi. No ma proovin siis uuesti jagamist teha ja võtan teise siis. Nii. Ja nii, vaatame, kas see liigub. Ei liigu, jah? Ei liigu. Minul ei liigu. No võt. Teeme siis uuesti veel kordust. Nii. Selle kinni. Ja võtame siis uuesti, ega siis midagi. Üks hetk peab ikkagi meil liikuma hakkama. Ja kui muu ei aita, siis see ekraani jagamine lõpuks ikka aitab. Nii, ma panen nüüd uuesti esituse ka tööle. Ja kui muidu ei saa, siis ma liigutan lihtsalt. Praegu te ekraani ju näete. Et kui see slaidis on, see ei taha väga liikuda, et siis... See on üks päris slaid. Siis ta on suur fail selle pärast. No nii, hakkasin just tööle. Nii, ja selle järgmise tunni jooksul siis ma kõigepealt tutvustan teile iseennast ka. Ja siis me räägime natukene tähenduslikust muutusest, mis praegu meie siis haridussüsteemis käsil on seoses siis COVID-19 ja kuidas Lego seda näeb ja kuidas Lego õpetajaid selles nende muutuste elluviimisel ka toetab. Ja siis ma tutvustangi teile veel Lego õppesüsteemi, kus te leiate ka väga väärt materjali, kuidas oma tunde paremini läbi viia ja kus saada abimaterjali siis õppe kavandamiseks. Ja siis me vaatame läbi ühe peatüki, nagu hullude karnevalimängude peatüki ja sealt ühe ülesande, minigolfi ülesande. Et mul on see juba siin ka valmis ehitatud, nii, et selline välja näeb see minigolfi ülesanne. Ja siis ma pärast näitan ka täpsemalt, et kuidas seda programmeerida ja tutvustan teile ka täpsemalt programmeerimiskeskkonda. Ja räägin juurde veel nippe ja vastan teie küsimustele. Nii et kõigepealt siis alustame siis sellest, et kes on siis koolitajadena. Et olen Triinu Krusman ja olen MTÜ Nutivõlurist ja juhendan siis robootikaringe meie siin Võru robootikaklassis ja teen siis ringe õpilastele, kes tulevad kokku üle Võrumaa ja teeme ka siis koostööd näiteks Hargla kooliga ja Võru Järve kooliga, kes käivad meie juurde siis õpilastega niimoodi kas kord nädalas või kord kuus või paar korda kuus, olenevalt siis, kuidas võimalused on. Ja siis ma käin veel 2 koolis ka, Rõuge põhikoolis ja Osula koolis ringe läbi viimas. Ja peab ütlema, et Spike Essential on küll meil ainult siin Võru klassis, et koolidest neid veel ei ole. Et meil siis siin klassis natukene uuemate asjade kasutusele võtmine läheb nagu lihtsamalt. Ja siis me viime siin läbi veel õpetajatele koolitusi, nii siis erinevate robotitega seotud, kui ka siis 6 klotsi mängukoolitusi viib läbi siis muidugi mitte mina siis valdavalt, vaid siis Jaana Kõvatu, meie Nutivõluri üks meeskonnaliige. Ja siis me teeme veel erinevad töötubasid ja laagrid õpilastele. Ja lisaks on siis mul üks ettevõte Roborint OÜ, kus me siis erinevad õppematte disainime ja siis teeb erinevaid ka selliseid
õppeväljakuid loome ja siis müüme. Et praegusel hetkel õppemattidest panin see välja praegu, mida küll on Nutivõlur ja teinud koos Päästeametiga, on siis päästeteemaline õppematt ja siis kõrval on First Legoniga laud, mida saavad siis ka koolid meie käest tellida, lisaks siis labürindile ja näiteks oma mõõdukastidele. Et panin teile seal lingid ka, et saate tutvuda toodetega, kui miskit peaks klassiruumis praegu puudu olema ja täiendamist vajaks, et siis olete oodatud tutvuma. Ja siis lähmegi edasi. Kõigepealt siis selleni, et miks üleüldse Lego erinevaid robootikavahendeid kasutada ja eriti praegusel ajal, siis kõik ju teate, et COVID-19 tõttu selline tavapärane koolis käimine on meil olnud häiritud ja Lego on väga palju siis loonud siis vahendid ja materjale selleks, et ka siis selline hübriidõpe, et kui osad õpilased näiteks on kodus, osad koolis või vahepeal isegi siis sellisel olukord nagu distantsõppel, et kõik õpilased on kodus, et ka selline õpetamine läheks sujuvalt ja sellist materjali, abistavat materjali on õpetajatele päris palju loodud ning et võimalikult palju siis ka selliseid puudusi haridussüsteemis siis nagu täita või parandada või paremaks muuta, mis siis üle maailma ka tegelikult on. Et ka meie nägime siin, kui juba siis, nüüd on juba rohkem kui aasta tagasi, et kui esimene selline distantsõppeperiood tekkis, et väga ruttu tuli ümber mõelda, et kuidas robootikaõpet saaks jätkata. Et siis tuli minna distantsõppele ja kuidas siis seda läbi viima hakata, et esimesed julged asusid kohe teele ja läbi oma kogemuse siis said mitmed moodi tagasisidet, kuidas seda paremini korraldada. Et väga tore on, et Lego on ka oma poolt siis kaasa aidanud, et õpetajatel oleks lihtsam seda korraldada. Ja siis kuna automatiseerimine ja selle kiirus ja ka tehnikast sõltumine ka COVID-19 tõttu on siis kiirenenud, siis matikoskustega inimeste järele on järjest suurem vajadus ja muidugi siis inimeste järele, kes muutuvate rollidega siis kiiresti kohanevad. Et praegusel hetkel ka ja me näeme igapäevaselt, et kes kiiremini on valmis kohanema, sellel läheb ka praegusel ajal nagu lihtsamalt ja õpilastele me saame seda läbi mängulise õppe tegelikult nagu siis edasi anda ja neil neid oskusi arendada. Ja muidugi siis oluline nagu selle muutuste perioodil eriti on siis elukestev õpe ja siis ka vastupidavus, ka nagu siis vaimselt vastupidav olemine. Nii et Legol ka siis sellele suurt rõhku peab ja ikka läbi mängulise õppimise ja selle kohta samamoodi on Legol päris palju vahvat materjali, kuidas, millised aspektid on siis selle mängulise õppimise juures olulised ja kuidas seda kõike täpsemalt nagu siis läbi viia. Ja Lego õppimise süsteem siis koosneb siis õppematerjalist, mis on just Spike Prime'ile, Spike Essentialile ja siis Brickule. Et väga head õppematerjalid on olemas, et siin on see Lego õppimise süsteem, et see on ka lingina, et kui saate esitluse, siis te saate täpsemalt sinna sisse piiluda. Ja samamoodi siis nii nagu see õppimise süsteem nagu koosneb nendest 5 plokist, mis meil siin välja on pandud, siis koosneb ka Spike Essentiali siis lahendused nendest samast komponentidest. Et kõigepealt õpetajatel on õppekava, mis on ju väga tore, lihtsustab oma plaanide tegemist ja annab palju siis materjali, kuidas tunniks valmistuda. Siis on olemas õpilastele siis klotsid, programmeerimise juhendid ja siis tarkvara, nagu siis ehk siis kontroller pluss siis erinevad mootorid ja andurid ning õpetajatele siis professionaalse arengut toetavad siis veebikoolitused. Ja ma alustangi kõigepealt sellest professionaalse arengu toetavatest koolitustest, et mis see tähendab ja siis lähme edasi Spike Essentialiga. Et kõigepealt siis Spike Essential Classroomi on selline keskkond,
kus on erinevad veebipõhised materjalid ja tõepoolest olen ise läbi töötanud väga põhjalikult Spike Prime'i materjalid ja selle põhjal ka koolituse teinud, et ma väga-väga soovitan tegelikult teil need materjalidega tutvuda. Et nad on küll inglisekeelsed, aga see sisaldavad väga palju õppevideosid ja mis on filmitud just klassiruumis, on ka päris õpilaste ja õpetajatega sellised näidlikustatud situatsioonid ja et sealt on väga palju õppida siis enda jaoks ka. Ja selles õppematerjalide juures on ka siis Spike'i funktsionaalne tugi, ehk siis kuidas Spike'iga alustada, kuidas lahendades erinevaid probleeme, mis ette tulevad. Siis saab tutvuda ka Lego Education Competency mudeliga, mis mul on teile siia pildi peale ka pandud, mis siis koosneb 4 plokist, et 21. sajandi oskused, STEAM ehk siis matikakontseptsioon, klassiruumi haldamine ja siis õpetamise metoodikad ja mis iga teemas omakorda jaguneb veel 3 teemaks ja nende kohta on kõik ka samamoodi materjal olemas ja videod, mis siis toetavad seda õppimist. Ning kui ma ennem rääkisin, et õpetajatel on olemas ka õppekavad või tunniülesanded, siis need kõik tunniülesanded on Legol siis üles ehitatud 5E mudelile ja siin on Engage, Explore, Explain, Elaborate ja Evaluate. Et pärast, kui vaatame ka tunnikava, siis te näete, et tõepoolest kõik see materjal, mis on loodud, on selle 5E mudeli põhjal üles siis ehitatud. Ehk siis Engage, et kõigepealt kuidas kaasata õpilasi teemasse, siis järgmine osa on siis selgitamine, avastamine tähendab, siis tuleb selgitamise osa, siis tuleb siis kuidas edasi täiendada oma tööd ja siis kuidas tagasisidestada. Ja kõikide nende etappide kohta on siis ka selline õppematerjal loodud kõikide ülesannete puhul, mis on ju suurepärane. Et kui me võtame ainult esitusjuhendi, siis meil võib-olla jääb mõte, et poolikuks, et mida selle ehitusjuhendiga nüüd õpilastele õpetada võiks, et siis Lego on tegelikult teie eest selle suure töö ära teinud ja kõikide nende punktide kohta on materjal loodud, milliseid küsimusi esitada, kuidas seda teemat täpsemalt käsitleda, et ei jääks selle ülesande tegemine ainult ehitamiseks, vaid et siis õpiksime ka siis matikaoskusi. Ja väga hea materjal on ka siis Spike Essentiali kursusel, kus saabki täpsemalt siis informatsiooni, kuidas selle komplektiga töötada. Just nagu siis rohkem nagu siis mitte õpetamise keskne enam, vaid siis rohkem selle komplekti keskne. Et need lingid jäävad teile siis kõik siia, saate need kätte, saate siis piiluda sisse, ma pärast natuke teile näitan ka, et siis teil natuke ettekujutus, tekitan teist natukene uudishimu ka. Ja siis Spike Essential ongi siis üks osa siis Lego õppesüsteemist ja nagu ma enne mainisin, et see on Spike Essential ja Spike Prime ja ka siis Briku siis komplektid. Ja kui nüüd rääkida hübriidõppest, et siis ongi mõeldud niimoodi, et need Briku komplektid võiksid olla õpilasel näiteks kodus ja siis Spike Essential ja Prime võiksid olla siis koolis, millega tegeletakse. Et muidugi võib neid kasutada koolis ka, neid Briku komplekte, aga kui nüüd hübriidõppest rääkida, et siis on neil selline mõte, et saaks kasutada. Siin ei ole tehnikat, sellist nagu siis kontrollerid ja mootorid nendes komplektides ei ole, aga on rohkem siis keskendutud siis erinevate matikaoskustele, aga siis mitte siis sellele programmeerimise poolele niivõrd väga, vaid rohkem siis füüsikale ja siis inseneeriale. Ja kõik need ülesanded, mis nende komplektidega teha saavad, on siis soodustavad siis praktilist uurimist, õpilane teeb midagi, uurib, vaatleb, siis püüab teha oma programmi või oma ehitist paremaks ja läbi sellise vaatlemise ja uurimise tegelikult siis õpibki. Ja kõik teemad on siis sellised igapäevased, mis lastele peaks siis väga meeldima, nad haakuvad igapäevaeluga ja et oleks veel vahvam õppida ja arendada ka oma sotsiaalseid oskusi, siis nendes Essentiali komplektides on olemas minifiguurid, mis on väga armsad ja väga vahvate iseloomustustega on kõik need minifiguurid.
ja siis muidugi kõik need tuttavad muud Lego elemendid on siis selles komplektis olemas. Ja need minifiguurid ehk siis Lego väikesed sellised mehikesed. Nii. Ja kui nüüd veel täpsemalt rääkida, et mis selles komplektis on, siis siin pildi pealt on natuke näha ka, et on kontroller, värviandur, siis on 3x3 LED-maatriks ja siis on 2 mootorit, mis on väga tore, et 2 mootorit on. Et kui ennem alguses oli siin ka juttu, et uiduul on 1 mootor, et siis siin on 2 mootorit. Et on vahvam teha selliseid ülesanded, kus robot peab ka sõitma või saab pöörata ühele või teisele poole. Ja siis on siin vahvad sellised suuremad plaadid ja sellised nagu kraanade ehitamiseks sobivad klotsid, mis väga meeldivad tegelikult lastele. Et kraanaga seotud ülesanded, üldse lemmikülesanded, ma arvan, lastel. Ja siis on palju erinevaid Lego teisi klotse. Ja nüüd, mis on siin teistmoodi kui varasemalt, siis klotsid on sorteeritud värvide järgi ja eraldi siis on sellised lisa sellised klotsid, mis on kõik koos ühes lahtris erinevad värvi, aga seal on siis küll on need minifiguurid, siis on seal ratastool ja erinevaid muid pisikese klotsikesi veel. Nii, ja on kaasas siis ka selline asenduskomplekt, et kui teil mõningad Lego klotsid peaksid kaduma minema, et siis asenduskomplektis saate siis need üles leida. Et see on väga tore. Nii, ja õpetajatele on siis toetuseks siis 50 tunniplaani ja sissejuhatav materjal ja nagu ma ennem ütlesin ka, kõik need materjalid on leitavad siis sealt õpetlemise materjalidelt, nii et õpetajatele on siin väga palju toetavad materjalid tõepoolest. Ja kui nüüd minna programmi juurde, ehk selle rakenduse juurde, mida programmeerimiseks kasutatakse, et siis seal on 2 peatükki nooremale algkoolile, 3 peatükki vanemale algkoolile ja siis 1 võistluslik peatükk, mis on siis First Lego liiga võistlusega seotud. Aga praegusel hetkel, kui ma vaatasin sinna, siis on küll nagu eelmise aasta teema seal, et selle uue First Lego liiga hooaja teemat ma sealt ei näinud ja see on siis Explore siis ülesandega seotud, ehk siis sellele vanuserühmale siis sobiv First Lego liiga ülesanded. Nii, ja siis on võimalik saada siis ka koolitust, nagu teiegi praegu, ja siis, siis need isiklikud õppekomplektid, need on siis need BRIQ komplektid, mida ma siis ennem juba mainisin ka. Selline päris vahva komplekt ja kast on ka suurem kui uidukast on, et ta on Spike Prime'iga sama suur kast. No, siin ootan jälle, et ja siin minifiguurid. Ja no, nagu 4 erinevat minifiguuri ja neile on antud nimed ka Maria, Daniel, Sofia ja Leo. Ja kõikidel nende minifiguuride kohta on ka siis räägitud lugu, et kes nad on ja kelleks nad saada tahavad ja mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi. Ja no, mina mõtlesin, et kuidas ma seda saaks oma tunnis kasutada, et siis ma arvatavasti ise teeksin võib-olla niimoodi, et mõtleksin õpilastega koos välja hoopis, et mis nende nimed võiksid olla. Aga samas on hea jätta samad nimed, sellepärast et ülesannetes on kasutatud just nende nimesid. Aga võib-olla ise mõelda õpilastega, et kes on Maria, et mis võiks Mariale meeldida. Ja igal juhul siin, kui ma ei eksi, siis Mariale ei meeldinud juust, talle meeldis muusika, talle meeldis puslesid kokku panna ja Maria tahtis saada arstiks. Ja Daniel tahtis saada arhitektiks ja siis Sofi tahtis saada ajakirjanikuks ja Leo tahtis saada mängude loojaks. Aga rohkem iseloomustust nende kohta leiate siit jälle selle lingi alt minifiguuri, et saate kiiresti siis minna vaatama. Seal on ingliskeelne materjal, et pole küll väga raske ingliskeele. Korra segan ka. Tegelikult mul on need iseloomustused kõik ka ära tõlkinud, et panin chati ühe lingi, et kes siis tahab täpsemalt lugeda, siis sealt saab täitsa selle info kätte ka eesti keeles. Jah, et ja kogu tegevus või sellised, kõik need tegevused on tegelikult seotud nende Maria, Daniel ja Sofi seiklustega.
Ja see, mis on väga vahva, et siis saab selliseid lugusid juurde rääkida ja lastele meeldib ikka lugusid rääkida. Nii et see on minu meelest Lego poolt nagu väga, väga tore, et on võetud sellised vahvad tegelased siis ülesannete juurde. Ja millised need teemablokid siis on, et on suured seiklused, mis ongi siis interaktiivsete lugude loomine, seal on päris vahvaid ülesandeid. Imeline lõbustuspark, nii palju, kui me oleme õpilastega siin ülesandeid või ehitusi teinud, siis see lõbustusparki plokk on väga vahva, seal on erinevad karussellid, mis lastele väga meeldivad. Ehk siis lõbusa päeva väljatöötamine, siis on õnnelik reisija, ehk programmeeri oma tee linnas, selline plokk. Täna me vaatamegi siis hullud karnevalimängud, siis on, seal siis räägitakse mängimine ja räägitakse siis energiaülekandest ja kokkupõrkest. Ja kummalised loomingud, see on see, kus õpilased saavad siis ise välja mõelda erinevaid lahendusi. Ja mis mulle väga veel meeldib, et kõik need teemad sisaldavad siis erinevaid ülesandeid, aga kui ma tahaksin teada, et millise programmeerimise blokke just õpilased peavad erinevates ülesannetes kasutama, et siis Lego on teinud ka sellise kokkuvõtva materjali. Et ma saan täpselt vaadata, et võtta siis mingi ühe ülesande, et milliseid blokke seal on kasutatud. Et kui ma näiteks soovin mingit teatud blokki järgmises tunnis käsitleda, et siis ma võin tegelikult ülesande valida ka selle järgi, et vaatan, mis blokk, et näiteks tahan mootorite blokki kasutada ja vaatan, millises ülesannetes mootorite blokid on kasutusele võetud ja siis ma valin nende seast sobiva. Ja samamoodi on siis nagu laused, kordused ja siis erinevad sündmused, et need on ka eraldi veel välja toodud, et millistes ülesannetes kasutatakse neid blokke. Ja siis, mis on minu meelest nagu väga-väga tore asi, on see, et eraldi on välja toodud ka, et millistes ülesannetes kasutatakse siis ülesande siis nagu osadeks jaotamist, siis laiendamist, siis algoritmilist mõtlemist, siis vigade parandamist ja abstraktset mõtlemist. Et kõik need on väga vahvasti ära toodud erinevate ülesannete kaupa ja on juurde ka toodud siis, mis koha peal täpselt nüüd seda oskust nagu arendatakse. Et näiteks mootorite siis programmeerimise ülesande käigus me arendame oma algoritmilist mõtlemist. Et minu meelest see on väga-väga vahva. Et me oleksime siis ise ka teadlikumad, et mida me läbi nende erinevate ülesannete siis arendame õpilastes. Kas nagu minul töötab midagi? No. Jah, no vot. Nii. Ega siis inimesed ei tea, et nad ei või minuga praegu ühendust võtta. Nii, et ja need lingid on siis ka pandud nendele materjalidele, ma pärast lasen siis, näitan teile ka, et natuke saaksid aindust lähemalt. Nii. Ja kui vaadates nüüd täpsemalt siis sisse selle hullud karnevalimängud ülesandesse, siis see teemablokk siis räägibki siis energiast, energiaülekandest ja mis siis juhtub, kui toimub siis objektide kokkupõrge. Ja siis nende ülesannete juures saab rääkida ka siis potentsiaalsest ja kineetilisest energiast ja siis kui õpilased omavahel nendel teemadel räägivad, siis nad arendavad ka oma suhtlemisoskusi. Et see on siis Lego poolt siis selle teemabloki ülesannete eesmärgiks. Ja minigolfi ülesanne siis nagu natuke korraks ennem näitasin ka seda valmisehitist, näeb välja siis selline ja eesmärk on siis lüüa pall ühe löögiga siia nagu siis auku või siis praegu tundub see rohkem nagu värav ja selles ülesandes siis on see nagu valmisehitis, aga on veel 2 võimalust, kuidas seda tööd edasi arendada. Ma pärast teile täpsemalt näitan ka selles programmis. Ja siis on ka toodud ära ka programmeerimise juhendid, mida ka ma siis täpsemalt pärast veel näitan. Nii et siin on siis kasutatud kontrollerit, ühte mootorit ja seda 3x3 LED-maatriksit, mis on väga vahvam, kus saab iga seda LED-i saab eraldi programmeerida eri värvi. Et see teeb nagu nende ülesanded palju nagu lõbusamaks.
nii ja see punane pallikene siin ei olegi plastmassist, see on täitsa puidust. Et mis võib-olla on ka nagu üllatav isegi. Ja mis nii kaua, kui see slaid siin meil jälle vahetub, et siis mis mulle selle komplekti juures väga meeldib, et on väga värviline, väga rõõmus. Et kui kes on kauem robootikaõpetajad olnud, siis tead, et Lego EV3 klotsid on kõik üsnagi mustad, hallid, valged. Et siis järjest rõõmsamaks ja värvilisemaks need komplektid lähevad, mis tähendab ka seda, et võib eeldada, et tüdrukute kaasatus nagu suureneb. Või see võiks olla nagu selle üks eesmärkidest, kuigi eks poistele ka meeldivad värvilised klotsid. Ja kõigepealt siis nagu ma tõin teile välja, et on 5E mudel, mida Lego kasutab oma õppematerjalides, siis hakkabki see materjal niimoodi pihta, et kõigepealt siis tuleb kaasata õpilasi ja siis rääkida siis kiirusest ja rääkida energiast, olenevalt siis kui suured õpilased teil on ja mis teemadel hetkel võib-olla klassis ka õppekava järgi käsil on, et siis saab seda rääkida nagu erineva raskusastmega. Ja siis saate ise veel juurde siis materjali leida või rääkida, mis teile tundub nagu oluline. Nii, ja siis järgmine etapp ongi siis avasta ja siis tuleb luua siis tiimid. Et üldiselt näiteks Spike Prime'i juhendid on kõik kahes osas. Ongi mõeldud, et õpilased teevad 8 paarist tööd. Siin on juhendid nagu ühes osas, aga paarist tööd igal juhul on soovitatav teha. Nii, ja siis te võite ka siis ise ette lugeda loo, sest kuna siin on materjal ingliskeelne, siis teil tõenäoliselt tulebki õpilastele seda tõlkida ka, et mis lugu siis iga ülesande juures on. See ei ole pikk, aga muidu ingliskeelne osa, ingliskeele tõttu jääb muidu see lugu neile siis kätte saamata, eks. Ja seejärel siis ehitatakse see valmis siis ülesanne ja siis saab siis sooritada 3 ülesannet, et nagu ma enne ütlesin ka, et 1 on siis selle juhendi järgi ja 2 on siis see, kus nad ise juurde mõtlevad. Nii, ja siis järgmiseks tulebki siis selgitamise osa, et õpilased katsetavad ära ja seejärel siis õpetaja selgitab veel üle, mida iga erinev näiteks see programmeerimise plokk teeb. Et oluline siin tähele näiteks panna seda, et meil on nüüd A ja B boardid ja see tähendab seda, et kui ma kasutan A-boardis olevat mootorit, siis ma peangi siin ka programmis kasutama A-boardi ja määrama siis tema kiiruse. Ja kui ma soovin, et A-mootor siis pöörleks ühe mootori pöörde, et siis ma samamoodi seletan ära, mida see plokk teeb. Et õpilased läbi katsetamisi muidugi tõenäoliselt saavad ka sellest ise aru, aga ikka selline üleselgitamine nagu kinnistab seda tema teadmist. Ja saab ka selgitada siis üle veel, et mis on kõik, mis on seotud siis selle energiaga ja kiirusega. Nii, ja siis, kui on juba ülesanne tehtud, siis võib teha näiteks koos uued tiimid ja luua siis selline uus mäng on ju, teha veel mingi väljakutse ja näiteks 5 minuti jooksul siis täiendada veel ja siis õpilased omavahel katsetavad siis oma töid. Et sellist koostööd siis nagu võimaldada. Ja mis on siis väga vahva, et on järgmine viimane etapp on siis hindamine, et kõikides ülesannetes on tegelikult hindamisel 3 etappi. Et esimene hindamine on see, mis õpetaja annab õpilastele, selline hindamislehed on lausa loodud, et mul on pandud ka selle ülesande hindamisleht õpetajale siia lingina, et saate seda vaadata, et milliseid oskusi siis võiks õpetaja oodata, et õpilane selle ülesande käigus arendab. Siis toimub enesehindamine, see on nendes nii Spike Essentialis kui Prime'is minu meelest väga vahvasti jälle läbi mõeldud, et õpilane saab kasutada siis klotse. Et kui teil on tuploklotsid, on väga tore, aga saab kasutada ka siis teie siis Essentiali kastis olevaid klotse. Ja niimoodi, et õpilane siis näitab lihtsalt seda klotsi, mis ta ise arvab, et kuidas tema sooritus läks, kuidas ta ise arvab, et tema sooritus läks. Et siis näiteks kollase klotsi näidates ta ütleb, et
ma arvan, et ma oskan selgitada objekti kiiruse ja energia vahelist seost. Ja iga ülesande juures on tegelikult välja õpetajale toodud, et milline see tingimus võiks olla või see, kuidas ma paremini ütlen. Ehk siis see selgitus on välja toodud, mis selle kollase klotsiga võiks õpilane osata. Nii, ja siis on see järgmine etapp, et ma oskan selgitada objekti kiiruse ja energia vahelist seost. Ja siis, kui ta juba tunneb ennast väga kindlalt, siis ta võib valida siis rohelise klotsi, et ta oskab selgitada objekti kiiruse ja energia vahelist seost ja oskab selles aidata ka oma sõpra. Ja tegelikult on sellel alati veel ka kolmas hindamise etapp ja see on see, kuidas paarilised annavad omavahel tagasisidet, kuidas teisel läks. Et kuidas ta tegi koostööd, kuidas ta lahendas ülesannet, et antakse vastastikku siis tagasisidet ja ikka selle eesmärgiga, et edaspidi koostöö siis veel paremini sujuks. Ehk siis kogu hindamine toimub siis 3 osast. Ja jälle Lego poolt tehtud ära selline väga suur töö, mis siis meilt võtab jälle nagu tööd vähemaks. Ehk siis saame hindamise sellise nagu spikri endale juba ette. Ja kui siis peaks tunnist veel aega jääma, et siis võib teha veel erinevaid lisaülesandeid ja lasta siis teha erinevad golfirajad või täitsa vahva oleks ju teha selline golfirada, kus mitu golfimängijat peab järjest palli lööma. Näiteks, et üks lööb esimese löögi ja järgmine peab lööma teise löögi, et teha selline nagu ahelreaktsioon ja siis laiendada veel seda mängu edasi. Ja ka programmeerimise poole pealt, et lisada veel erinevaid vahvaid blokke, mis teeks selle ülesande põnevamaks. Ja nii, ma arvan, et praegu olekski aeg sealmaal, et näiteks selle programmi nüüd päris programmeerimise keskkonnas, et mitte enam siis slaidide kaudu. Ja siis ma räägiks veel juurde, et mis on sellised olulised kohad, mis teid abistavad selles programmis. Ja siis näitan neid lehti ka, mis ma ennem teile mainisin, aga et teil oleks nagu ettekujutus, et mis nende tehtedelt siis oodata võiks. Nii, et ma praegu siis panen selle esituse siin kinni. Ja lõpetan selle jagamise. Nii, ja jagan teile siis oma Spike'i programmi. Nii. Nüüd peaksite nägema siis Spike'i. See on Lego Education Spike'i programm, aga tegelikkuses kui programmi käivitada, siis saab valida, et kumba komplekti ma kasutan, kas Spike Essentiali või Spike Prime'i. Et ühes rakenduses on siis 2 erineva robotiga seotud siis kõik ülesanded ja programmeerimine. Ja kui ma olen näiteks kogemata vale valiku teinud, et ma saan siit hiljem ka siis vahetada. Et meil on siis praegu, mina olen siis teinud juba valikud Spike Essential. Ja kui nüüd vaadata seda akent, mis siis avaneb siin selle koduaknalt ehk home nupu alt, siis me kõigepealt näeme siis startmenüüd ja see on päris vahva, et kui te täiesti nullist alustate, siis te saate kõikide nende siis mootori, see on nagu valgusmaatriksi kohta, värvianduri kohta, kontrolleri kohta, programmeerimise kohta sellise nagu esmase teadmise. Et siin on sellesse kontrollerisse on sisse ehitatud ka gyroandur, ehk siis kui kontrolleri kaalutada ühele või teisele poole, et siis saame roboti siis panna vastavalt sellele midagi siis tegema või siis mingit tegevust katkestama. Nii, et alustada siis tegelikult täitsa võibki siit. Ja kui ma teile näitan ka, et mida see siis tähendab, see start, et siis kõigepealt ongi, et õpi, kuidas mootorit panna pöörlema ja kui ma siia hääle nupu peale vajutan, siis ta ütleb seda ka inglise keeles häälega, et tegelikult väga vahvalt saab kohe inglise keelt ka õppida. Et on kirjapilt ja tuleb ka siis häälega hääldus siis. Nii, ja kui ma siit edasi lähen, siis järgmise etapina ta seletabki, et lisa siis
mootori juhe, kas siis porti A või siis võib ka porti B, ükskõik, et siin vahet ei ole, et kummas pordis tingimata olema peab. Nii, siis kolmanda etapina juba selgitab, et kuidas ma saaksin robotiga ühendust luua. Nii, ja ühendust luua on siis võimalik ka siis Bluetoothiga või siis USB kaabliga. Nii, ja mida ma olen märganud, siis võrreldes siis näiteks Spike Prime'iga, siis Essential ühendab väga hästi. Nii nagu ma tööle panen, nii see ühendus väga kenasti toimib. Et mul on hetkel juhtmega, et siis ma peaksin siis valima juhtmeks. Nii, ma panen selle praegu siit hetkel kinni. Ja siis tuleb kolmas etapp, et loo programm. Nii. Ja näitab siis ka mulle isegi siin siis näpuga, et mida ma täpsemalt tegema peaksin. Et millise ploki ma peaksin tõstma. Nii et kõigepealt pean siis tõstma sellest nagu käivitamise ploki ja seejärel peaksin tõstma siis mootori liikumise ploki. Ja siis järgmiseks peaksin siis testima, ehk siis käivitan nüüd selle kollase nupuga siit. Ja siis seejärel saangi vaadata, kuidas mootor siis pöörleb. Ja mootori pöörete arvu saab siis muuta siit ja plussmärgiga saan mootori pöördeid juurde lisada. Ja kui tahan lisada juurde näiteks mitte täispööret, siis ma saan seda mummukest siin liigutades veel panna näiteks 5,25, 5,5, 5,75 ja siis tuleb juba 6. Et vahepealsed siin võimalust ei ole, et kui ma siia trükingi midagi 35, siis ta ikka viskab 25. Ehk siis, et selliselt on see siis praegu siin lahendatud, et täpsemini enam ei saa. Aga ma usun, et selles kooliastmes ei olegi vaja täpsemalt. Ja seda enam, et tegelikkuses alles 5. klassis tõenäoliselt hakatakse rääkima 10. murdudest 5. 6. Ehk siis, et kui ta juba teab, et üleüldse siin 7,25, et mida see tähendab, et siis see on ka tegelikult nagu hea eelinfo juba sellesse matemaatikasse, mis tuleb tal palju hiljem, eks. Nii, ja siis ongi selline tutvustus siin läbi, eks. Et niimoodi on siis kõikide nende siis element, kuidas ma ütlen, nad ei ole seadmed ka elemendid ka, ehk siis nende osade kohta on siis kõik täpselt välja toodud. Nii, järgmiseks ongi ehitusjuhendid ja teemaplokkide kaupa, nagu ma ennem rääkisin. Ja mis siin võib ka tähele panna, et siin on toodud välja, et millisele vanuseastmele, milliste klassidele see võiks hästi sobida, just see teema, et siin näiteks esimesele ja teisele klassile. Ja on välja ka toodud, et siin näidistes või siin ülesannetes on kasutati siis programmeerimiseks ikooniblokke. Ja milliseid teemasid ka, siis tiim ehk matik, siis IT ja siis jutustamine, loo jutustamine, et neid teemasid käsitletakse selles teemaplokis. Näiteks siin on siis matik ja inseneeria ja jälle kasutatakse ikooniblokke, ehk siis need 2 plokki siis on nagu alustajatele rohkem, teemaplokki. Siis need järgmised 2 teemaplokki on siis juba natukene siis edasi jõudnutele ja siin on siis juba tulevad vöötblokk, mitte enam siis need ikooniblokid. Et nii, ja siis veel üks siis jälle 3.–5. klass ja jälle siis nende nagu vöötblokkidena ja siis on ka see First Lego liiga ülesanne, mida ma siis rääkisin, et seda võite siis ka uurida siit. Nii, ja mis siin väga-väga oluline on veel, et siin on olemas selline link nagu Teacher Resources. Et kui te siia lingile vajutades, teile läheb veebilehele, kus te kõikide nende ülesannete kohta leiategi siis õpetaja materjali, kus on täpsemalt ära selgitatud siis, mida selles tunnis võiks rääkida ja kuidas toimub see kaasamine ja kuidas anda tagasisidet ja nii edasi. Kõik need etapid, mis ma enne juba siis tutvustasin. Ja kõiki nendes teemaplokkides olevaid ehitusjuhendeid näeb ka siin ehitusjuhendite all. Et saab siis siit eraldi siis valida, et siis ei tule nagu nii palju, kui ma võtan näiteks, ma näitan teile, mis vahe nendel 2 asjal on, et kui ma võtan siin sama selle Crazy Carnival mängu ja selle minigolfi, siis
siis kõigepealt tulebki see loo jutustamine, et Sofi tahab mängida või tahab testida oma minigolfi oskusi. Nii. Ja jälle siin saab häälega kuulata, et Sofi tahab, ta on praktiseerinud, et tahab nüüd siis proovida siis seda palli saada auku. Nii. Ja ehita siis Sofile minigolfi mäng ja et proovi see pall saada ühe nagu löögiga siis sinna auku. Nii ja siis hakkab ehitusjuhend. Nii ma lähen sellega praegu siit lõppu. Ja kui ma siit veel edasi lähen, siis nüüd on sinu ülesandeks programmeerida ja siin jälle tuleb samamoodi näidised ühendamise kohta ja siis juba juhend ka, kuidas programmeerida. Et saan jälle siis, nüüd siin tuli siis nagu mitte siis ikooniplokid, vaid vöötblokid. Nii, ja näitab mulle siis, et kuidas ma millised plokid ma peaksin kasutama. Määran siis kiiruse ja siis määran mootori pöörde. Ja nüüd ta siin juhendis kõrval näitab mulle nüüd testiprogrammi ja siis järgmises ülesandes ütleb, et täiendama programmi. Ja nüüd te näete, kohe tekkis natukene blokke juurde, et tulid juurde ka veel siis valgusmaatriksi blokid, et näiteks näita veel mingit valgust ja siin ma saan siis näiteks valida igale sellele maatriksi selle leedile erineva siis värvi näiteks, et valin siit rohelise ja klikkan, märgin ära, valin punase. Nii. Ja et ma saan tegelikult teha sellise väga vahva värvilise siis maatriksi. Nii. Ja siis on juurde veel lisada näiteks mingid hääli, et lisan siia veel näiteks hääleploki. Nii, ja kui nüüd minna ülesandega veel edasi, siis näete, veel tuleb blokke juurde, et nagu etapilt etapile läheb järjest nagu valik suuremaks. Ja siin on juba siis näidatud ka, et kuidas võiks seda ülesannet veel nagu edasi arendada. Et siin on selline nagu hüpe tehtud, siis on selline sileala tehtud ja siis on selline põrkega siis golfimäng tehtud. Et mis on ka väga tore, et õpilastel on täpselt nagu selge aru saada, et mida neilt veel oodatakse. Ehk siis erinevad lahendusi ja kui õpilasel endal ei tule ideed, et seda tegelikult saab siit juba spikerdada, et millist lahendust ta võiks veel proovida. Ja nüüd, kui nüüd vaadata, siis nüüd on siin kõik programmeerimise blokid olemas. Ja kui tahan nagu vähemaks saada neid blokke või tahta rohkem saada, et siis siin all on selline nupukene, kus on praegu on Spike Essential, aga ma saan siit valida. Näiteks kui ma panen lesson, siis on mul jälle ainult need mõned blokid, aga kui ma tahan, et oleks rohkem, siis ma saan siit valida, et oleksid kõik ülejäänud blokid ka. Nii. See on siis, kui ma võtan juhendi unitsite alt ehk ülesannete alt. Aga kui ma võtan nüüd selle sama asja ehitusjuhendite alt, nii, vaatame, võtan selle sama siit, siis siin ei tule enam mitte midagi muud kui ainult ehitusjuhend. Et siis, et te teate siis, et unitsite all on rohkem. Siin panen ehitusjuhendi kinni ja pean nüüd ise minema siis hakkama programmi tegema. Et kui ma olen ehitusjuhendi järgi ära teinud, siis lähen kodualasse jälle ja valin siit siis uus programm. Et siis mul enam mingeid programmeerimise näidet ei tule. Nii. Ja kui ma valin uue programmi tegemise, siis küsib minu käest, et kuidas ma tahan programmeerida, kas siis ikooniblokkidega või vöötblokkidega. Nii, ja saan siin korraga panna nime ka, kui on soov. Nime saab ka hiljem muuta. Näiteks valin praegu siis ikooniblokid ja loon. Nii. Ja et seda sama ülesannet tegelikult võib siis programmeerida mitut moodi. Nii. Ja siin ikooniblokkidel on näha, et ka värvide järgi need blokid siis grupeeritud, et siin kohe kollasena alguses siis on kas siis, see on siis programmi alustamine, see on siin programmi alustamine, kui värviandur näeb mingit värvi ja siin ma saan siis valida värvi, see tähendab, et ei näe midagi, näiteks, et kui näeb sinist värvi ja siis on väga vahva, see klots muutub ka siin siniseks. Et kui ma valin näiteks punase, siis muutub punaseks. Et õpilasel on täpselt teada, et mis värvi ta siis andur ootama peab. Nii, siis on siin kallutusandur
et saab siis ka panna kallutama ühele poole või teisele poole või siis külje peale ühele või teisele poole. Ja kui ma vajutan selle nupule, siis ta on nagu tasapinnal sirge siis. Et näiteks jälle, kui näiteks kallutab siis sinna poole, et siis hakkab mootor tööle, et kui ma kontrollerit kallutan. Nii, ja siis on võimalus veel hääle järgi, ehk siis sinu seadmes oleva mikrofoni häälest või nagu sinu seadmes olevat seda mikrofoni kasutatakse. Ja kui siin on arv 20, siis see tähendab seda, et sellest maksimaalsest hääle tugevusest 20%. Et näiteks kui maksimaalsest hääle tugevusest 20% tuleb kuskilt mingi plaksutus näiteks, siis hakkab robot näiteks liigutama. Ja mis on veel vahvad asjad, on need sõnumiblokid. Et ma saan saata siis sõnumi, näiteks kui saadan sõnumi roosa ja kui tuleb programmis sõnum roosa, siis hakkab robot midagi tegema. Näiteks, et kui kallutusandur siis läheb õigest asendisse, nagu me oleme programmeerinud, siis ma saadan sõnumi roosa ja kui tuleb sõnum roosa, siis ma teen näiteks njaugumise häält. Et see sõnumi kasutamine on selles mõttes vahva, et siis saab teha erinevaid alamprogramme. Et ühest programmist hakkab tulema mitu teist alamprogrammi. See on tore asi. Ja siin ka jälle, kui ma valisin roosa, siis see ümbrik muutub roosaks või siis jälle siniseks, et see on ka jälle teeb õpilase jaoks asja lihtsamaks. Nii, siis siniste plokkide alt me leiame mootoriplokid. Ja mis mulle väga meeldib ja mis õpilastel ka meeldib, et siin saab kiirust valida niimoodi, et see on 15% maksimaalsest kiirusest, siis on 40% maksimaalsest kiirusest, 70% ja 100%. Minu meelest seda on nii vahva vaadata, kuidas see siin kerima hakkab. Et lastele ka väga meeldib see. Et on nagu täiesti visuaalselt on aru saadav, et läks küll kiiremaks. Nii. Siis on mootori pööramised ja saab jälle siis, nagu ma enne juba näitasin ka, siis pöörata siis kas täisarv mootoripöörded või siis näiteks kui sinna poole, siis praegu 0,75, et vaadake, siin peab nagu orenevalt siis kumba pidi mul mootor on, ma pean seda siis kerima siis nagu erinevas suunas. Siit nagu 0,25 tuleb siin niipidi, aga kui ma siin panen, siis on 0,75, eks. Et arusaadav oleks ka see, et ühel pool käib ühtepidi, teisel pool käib nagu see teistpidi, siis peab keerutama seda mummukest. Ja siis mootor jääb seisma. Siin ei ole rohkem midagi väga keerulist. Nii, ja siis on veel vahvad sellised lillad plokid, siis ongi siis LED-maatriksi värvide kasutamine. Ja kui ma kasutan seda, kus on täringud, siis meil täringu järgi me teame juba, et siis tuleb juhuslik värv. Nii, siis saab teha veel selliseid loomahääli, siis erinevaid selliseid vahvaid hääli nagu näiteks nagu mingi võlupulga häält, selline hästi vahvad hääled, seal on neid mitu tükki, kui te siia vajutate numbrite peale, siis te kuulete neid ja siin on ka täring, et saab valida siis juhusliku hääle nende seast. Ja siis saab päris nagu muusikalugu, et siin on tõesti siis nagu loomahääl, sellised lihtsalt lühikesed vahvad hääled ja siis siin on sellised nagu lood. Nii, ja saab salvestada ka siis nagu ise hääle, kui ma võtan see plussmärgi peale, siis saan salvestada ise siia ühe hääle. Nii, ja kui nüüd minna edasi, need said ära plokid, nii siis tulevad ootamise plokk, et saan oodata siis ja siia saan siis trükkida. Üks sekund näiteks ootab, siis korduse plokk, näiteks hakkab mingit heli kordama ja siis 4 korda, eks ju, ja siis on ka selline korduse plokk, mis on nagu lõpmatuseni, et nagu kordab ja kordab. Ja siis on stopp. Ning vahvad nupud on veel need, mis ekraani peal näitavad, et siin on, saab teksti ekraani peal näidata, mitte selle LED-maatriksi peal, vaid siis tuleb siis selle teie seadme ekraani peale. Ja seadme ekraani peale saab näidata siis ka mingit pilti. Näiteks siin on erinevad siis pildid võimalik valida ja neid näeb siis ka siit. Et kui ma programmi käivitan, siis nad siin aknasse tulevad. Või siis, kui ma tahan, et üle ekraani oleks, siis ma saan kasutada siit seda nuppu, et läheks üle ekraani. Ja näiteks, et ootab, näiteks ütleme, et 1 sekund on üle ekraani
ja siis seejärel läheb pisikeseks. Et kui see on uituuga tegelenud, siis seal on samasugune võimalus. Mida varasemalt ei olnud, on see, et on võimalik ka siis graafikud näidata. Et näiteks kui värviandur näeb punast, siis tulpdiagrammis punasele tulbale liidetakse 1 juurde. Ja tulpdiagrammi näeb siit. Et siis, kui ma praegu näitaksin punast andurile, siis siin liiguks siis 1 tulp 1 võrra siis kõrgemale. Et mis on ka päris vahva. Et näiteks saab teha sellise statistikat, et kõik lapsed, kes tulid täna autoga kooli, need on punased, kõik lapsed, kes tulid jalgsi kooli, on sinised ja siis te saate teha sellise tulpdiagrammi ja vaadata siis visuaalselt ka, et kui palju lapsi siis erinevad näiteks sõiduvahendiga kooli tuli. Et saab sellist ülesannet ka teha. Ning kui nüüd vaadata edasi veel, siis on 2 mootori liikuma panemise plokid. Ma olen siin mõned kinni, meil juba see kirjuksin. Et kui mul on 2 mootorit kasutusel, et siis ma pean kasutama neid roosasid blokke, siis muidu nende sinistega liigub mul ainult 1 mootor. Ja samamoodi saan siis valida siit kiirust ja siis mootori siis suunda edasi või tagasi ja mootori pööramist. Ja kui te teete selle juhendi järgi, mis siin on üks selline nagu inimese moodi või roboti moodi, mis sõidab ringi 2 rattaga, et siis kui ta pöörab, siis ta pöörab 90 kraadi. Aga kui te teete roboti, ehitate näiteks oma peast ja rataste vahe on näiteks suurem, et siis ta täpselt 90 kraadi enam ei pööra. Et selle konkreetse ühe juhendi järgi tehes ta pöörab ilusti 90 kraadi. Ja seda me oleme siin katsetanud ka siin linna läbimist teinud, et päris tore on, saab pikka maad ilusti programmeerida, sõidab üsna kenasti. Et ja kuidas ma sain siia nii palju blokke, et ma hoiatan teid ka, et kui te teete oma programmi lahti, siis kõiki neid blokke alguses ei ole. Aga siin on üks võlunupp, siin pluss märgi all on võlunupp. Ja ma saan panna juurde siis veel need siis display nupud, need graafikunupud ja siis 2 mootori liikuma panemise nupud, need roosad. Et siis ma pean need linnukesed siia panema, märgin siin lihtsalt ära ja siis panen siit ristis kinni ja võt siis mul on kõik need siin olemas, mida ma teile praegu näitasin. Jätke see meelde, et muidu on niimoodi, et neid roosasid movement blokke ei ole ja siis tekib küsimus kohe, et kus ma need siis nüüd leidsin, eks. Nii palju siis blokkide programmeerimistest ja siis kui tekib teil küsimus, et mida mingi plokk teeb, siis siin on väga hea help menüü. Nii, kui ma vajutan help menüü peale, siis on näha ikooniblokid ja siis need tekstilised blokid. Ja ikooniblokkide alt täpselt on siis kõikide blokkide selgitused välja toodud. Et ma täitsa soovitan alguses natukene vaadata ja tutvuda, et vaadata üle, et millised parameetrid on, et kuidas ma teadsin, et kiirus on näiteks 15%, 40, 70, 100. Et seal ju ei olnud seda kirjas, eks ju. Aga kui ma võtan siit nüüd mootori blokid ja mootori kiirus, siis näete, vaat siin on mulle välja toodud, et see esimene 15, teine 40, siis on 70 ja 100. Ehk siis siit meil on väga hea nagu täpsemalt teada, siis mida mingi plokk teeb. Ja samamoodi, nagu ma ennem ütlesin, et kuidas ma tean, et 90 kraadi pöörab, et siis ka siit vaatasin need blokid üle, movement blokid ja siin siis ka pööramise. Vot selle roboti juures on siis ära seletatud selle robotiga, et kui ma pööran, eks ju, et siis võt selle roboti puhul on täpselt see rataste vahemik selline, et siis robot pöörab 90 kraadi. Et kui seda vahe muuta, siis robot enam täpselt 90 kraadi ei pööra, eks. Ja kui panna 4 korda pöörama, siis ta teeb täisringi, eks. Et see on selline hea abimees teile. Nii, et selline ülevaade nüüd sellest programmist on tehtud ja ma vaatan, meil on aega täpselt nii palju, et ma saan teile veel näidata neid lehti, mis ma teile välja otsisin ja mille lingid ma teile panin, et teile natukene siis aindust anda, mida te kust näha saate. Ja ma siis jagan teile nüüd siis uut akent. Teie pange kõik küsimused juba valmis, eks ju. Et
et ma püüan teha niimoodi, et teil läheb aega natukene küsida ka. Nii. Ma siin vahetan natuke vaadet. Hakkan siit pihta. Et kõigepealt siis, kui te tahate täpsemalt lugeda Lego õpetamise süsteemi kohta, siis sellel lingilt leiate selle, et saate laadida ka alla sellise dokumendi, kus täpsemalt räägib siis mängust. Ja võt see dokument näeb välja siis selline, et ma natuke üles poole kerin, et on aeg siis ümber mõelda, õppimine ja siis räägib täpsemalt, et milliseid oskusi see õppimine läbi mängu õppimine võiks arendada ja et milline see õppimine võiks olla, et siin on kõige kõrgemal on need rõõmus olema, et mulle see meeldib, et joyful ja kaasatud ja mõtestatud ja sotsiaalselt interaktiivne, et siin on selline lühikene ülevaate, see pole väga pikk, aga annab teile siis täpsemalt teile nagu ülevaate, et mida see läbi mängu õppimine siis Lego arvates on ja mida Lego siis tahab nagu esile tuua. Siis ma jagasin teile veel sellist lehte, kus te saate oma siis teadmisi arendada. See leht tavaliselt nagu natukene pikemalt avaneb, siin saab sisse logida ja see tähendab seda, et sa näed kogu aeg seda ka, kui kaugele sa oled jõudnud oma siis õppimisega. Nii. Ja siin siis ongi kõigepealt näha, siis on see Essential Classroom, siin saate täpsemalt lugeda siis selle kompetentsi mudeli kohta, seal on eraldi jälle õppematerjal, siis saab lugeda kõikide nende teemaplokkide kohta ja liikuda siis kursuse juurde ja vaadata täpsemalt sisse siis kõigid, jälle seal on palju videomaterjale ja siis eraldi siis komplekti kohta kursuse materjali leiate siit. Nii. Et teile natukene siis jah, nagu isu tekitada, et kõik näeb väga ilus välja. Ja just selle komplekti enda õppematerjali kohta, et näete, et siin on siis juhendid ja siin ma näen progressi, kaugem olen jõudnud ja saab vaadata siis ikooniblokkide kohta materjali, wordblokkide kohta, troubleshooting oli päris hea, et mida tähele panna siis, kui mingid vead tekivad ja siis siin on selle blended learning ja viise mudel selle kohta ka õppematerjal, et päris toredad materjalid on kõik. Nii, siis mul on veel teile välja otsitud see sama koht, kus on siis troubleshooting või siis põhiasjad. Et kui teil tekib näiteks küsimus, et kui tahate täpsemalt teada selle sisu kohta, siis ma siin näiteks, et tekib küsimus, et millised värvid või kontrolleril olevad värvid, mida tähendavad, et siis siin näiteks leiab, et mida troubleshooting, jah. Nii, ma vaatan, ma praegu kohe siit hooga üles ei leia, aga et siin on näiteks ära ka välja toodud, et kontrolleri laadimine võtab umbes 3 tundi, et ta täielikult ennast ära laeks ja kõik selline, mis on selle kontrolleriga täpsemalt seotud, kõik see materjal on siin nagu täpsemalt veel ära selgitatud, et kui tekib mingi küsimusi, siis siit igal juhul siis nagu materjali leiab. Nii, ja siis rääkisin ennem, et ära selgitatud, et milliseid blokke, millistes ülesannetes kasutatakse, et näete, siin on siis selline tabel, siis on, kus kasutatakse siis neid siis loop-programme või blokke, et need on siit välja toodud ja see 3. oli see, kus oli mõtlemisega seotud asjad, et siin on ülesannetes välja toodud täpselt, et millist mõtlemist või milliseid oskusi siis arendatakse. Et minu meelest see eriti õppekava tegemisele on see nagu tohutult hea abimees. Nii, ja siis iga ülesande kohta on siis olemas õpetaja materjal ja et kui ma võtan siis selle minigolfi õpetaja materjali, siis hakkabki siin pihta, et kõigepealt kuidas siis ette valmistada, kuidas kaasa haarata ja nii edasi. Ja veel õpilase materjal siit näha ja ülevalt poolt on näha veel ka siis vahendid, mida vaja läheb, ehitusjuhendid, minifiguuride siis tutvustus
ja nii edasi. Et õpetajate materjali tasub nagu siis sisse piiluda ja see oli teil juba eesti keeles olemas, et seda inglise keeles siis polegi enam vaja. Ja siis ongi kõige tähtsam nagu info teile ära näidatud, et seda on tohutult palju, aga et kindlasti meie seas õpetajad, kes tahavad nagu väga süvitsi minna ja neid, kellel võib-olla piisab vähemast materjalist, aga kes tahavad väga süvitsi minna, et siis teil on nagu vajalikud lingid kõik on olemas. Nii, ja kell on nagu tohutult kiiresti läinud, et ma annan teile aega 5 minutit, et kui on küsimusi, et küsida, et ma püüdsin küll hästi nagu põhjalikult teile ära rääkida kõik. Kas keegi tahaks küsida midagi? Kasutage kindlasti praegu võimalust, et ma usun, et siin vist päris palju neid küsimusi tekkida, et võite kirjutada, võite mikrofonil hääle maha võtta ja lihtsalt küsida. Ja kõige kiiremini vist tõenäoliselt saab, kui te mikrofoni avate, et jah, eks see tundi ja mina torman ka kohe varsti tundi, nii et nagu Liiagi juba siin tormas. Nii. Aga igal juhul, kui tekib küsimusi, et siis saab alati küsida ja nende linkide alt kindlasti ka leiab need kõik vastused. Nii et mõnusat kasutamist teile ja lastele see väga meeldib, nii et siis nii ja kui hakkate nüüd kasutama ja tulevad küsimused, siis võtke ka julgelt ühendust, et nutivolur@gmail.com võib kirjutada ja siis ma saan kindlasti anda siis täpsemat infot veel juurde. Et loomulikult läbi kasutamise hakkavadki küsimused tekkima täitsa arusaadav. Ja kõike korraga ka ei saagi teada saada, et ega õpetaja pea ei jõua ka kõike infot korraga vastu võtta. Et see selgus tuleb ka niimoodi tasapisi. Nii, kas oleks kellelgi küsimust veel? Tundub, et ei ole. Tundub, ei ole. Kõik juba ootavad, kuidas saaks oma tundi minna andma. Või saaks komplektiga juba tundi minna. Aitäh, Triinu, sulle ja aitäh teile ka ja Insplay on ka kindlasti alati olemas teie jaoks. Ja aitäh kutsumast ja aitäh kõigile, kes osalesid. Nii et toredaid tunde Spike Essentiali seltsis. Aitäh teile. Nägemist. Nägemist.